küll Infonetist ta vormi aetakse üsna kiiresti. Pajukoristus. Ja Vallo 1-0 ja 10. minut, kui Tammeka asub juhtima seda kohtumist ja sealt kas on see kapten Giidron ise, kes ära vajutab. Tere! Kas oled kunagi jalgpallimängu ajal mõelnud, kummal võistkonnal on suurem võimalus võita? Kui mäng alles algab ja seis on 0-0, siis on seda üsna raske teha, eriti kui võistkonnad peaksid olema eeldatavasti sarnase tasemega. Kuidas aga see olukord muutub, kui näiteks üks võistkond lööb värava? Seda hakkamegi kohe uurima. Inglise jalgpalli kõrgliiga näitel on välja arvutatud, et see, kes lööb mängus esimese värava, võidab mängu umbes 2/3 tõenäosusega. Viigi tõenäosus on umbes 1/5. Nende arvude põhjal leia mitmeprotsendilise tõenäosusega kaotab see võistkond mängu, kes lööb esimese värava. Esimese värava löönud võistkond kaotab mängu kõigest 13% tõenäosusega. Seega on esimese värava löömine ülimalt oluline. Muidugi ei tohi peale avavärava löömist jalga sirgu lasta ning ainult matemaatikale lootma jääda. Nii satutakse vähemuses oleva 13% sisse. Kui oluline on sinu jaoks see, et sinu võistkond lööks esimese värava? Ma arvan, et see on väga oluline, sest et juhtivas seisus on alati lihtsam mängida, et sul on väike eksimisruum, kui juhuslikult vastane peaks ühe värava tagasi lööma, nii et see on kindlasti eelistatud seis, kus mängida. Kas taktika on tihti üles ehitatud sellele, et tuleb ise kindlasti esimene ära lüüa? Me kindlasti soovime alati lüüa esimesena väravat, aga me eraldi taktikaliselt sellele rõhku ei pane. Erinevate olukordade tõenäosuste hindamine on spordis vajalik, et teha ennustusi edasise mängu või sündmuste käigu kohta ning vastavalt sellele planeerida enda edasist tegevust. Seda nimetataksegi taktikaks. Üks lihtne ülesanne tõenäosuse kohta jalgpallis. Väljakul ühes võistkonnas on 11 mängijat. Kui oletada, et igal mängijal on võrdne võimalus lüüa värav, siis kui suure tõenäosusega lööb üks konkreetne mängija värava?
Tõepoolest, kui eeldame, et värav lüüakse ja kõigil on võrdne võimalus seda lüüa, siis ühe mängija tõenäosus on 1/11. Aga küllap igaüks teab, et see ei ole päris nii. Mõni mängija lööb ikka tõenäolisemalt värava kui mõni teine. Seetõttu tuleb päris elus ette tulevate sündmuste puhul teha keerulisemaid eeldusi. Näiteks eelmise ülesande veidi keerukam versioon oleks järgmine. Kui võistkond lööb värava, siis eeldame, et väravavaht seda ei teinud. Poolkaitsjal on 2 korda suurem tõenäosus värav lüüa kui kaitsjal ning ründajal 2 korda suurem tõenäosus kui poolkaitsjal. Milline oleks sel juhul tõenäosus, et värava lööb kaitsja või poolkaitsja või ründaja? Selle juurde tuleme hiljem tagasi. Nagu on veidi juttu juba olnud, siis millegi arvutamiseks on vaja mingeid eeldusi. Kust me võtame sellised eeldused, et näiteks ründaja lööb 2 korda tõenäolisemalt värava kui poolkaitsja? See konkreetne eeldus oli tehtud täitsa huupi, lihtsalt näite toomiseks. Reaalselt on selliste eelduste tegemiseks vaja koguda hulk andmeid, koguda palju statistikat ning eeldada, et tulevikus on ka nii. Vaatame, mida arvab statistikast Tartu Tammeka raudvara Kaarel Kiidron. Meie treenerid kindlasti uurivad erinevaid arvandmeid ja toovad sellest kõige tähtsama välja, et meil oleks võimalikult hea ettevalmistus mänguks ja võimalikult head teadmised vastaste harjumuste kohta. Jalgpalli väljakupõhiseid arvandmeid võib-olla mitte nii palju, küll aga näiteks kiiruslikke andmeid, et teada ja võrrelda ennast võib-olla teiste mängijatega ja seeläbi ennast arendada. Ja kindlasti on oluline, et kui sa oskad arvandmeid oskuslikult ära kasutada, siis sellest on jalgpalliväljakul väga palju abi. Ilmselt on nii mõnigi nüüdseks taibanud, et andmete kogumine ja töötlemine ehk statistika ja tõenäosus on omavahel tihedalt seotud. Näiteks kui me kogume andmeid selle kohta, mitu pealelööki mängija sooritab ning mitu neist maandub väravas, siis saamegi teada tõenäosuse, millega mängija väravaid lööb. Näiteks kui me loendame kokku, et mängija on teinud 100 pealelööki ning 10 tükki neist on tabamused, siis võime öelda, et selle mängija tõenäosus värav lüüa on 10% või 1/10. Aga kui me loendame 2 pealelööki ning 1 neist on värav, siis kas võime väita, et küllap mängija hakkabki pooltel kordadel ehk 50% tõenäosusega tabama? Mis on kahes viimases näites erinevat? Miks me pigem usume esimest väidet, aga pigem ei usu teist? Arutleme selle küsimuse üle hiljem edasi. Nüüd liigume uue mõttekäigu juurde. Tihti on tarvis käsitleda mitut järjestikust sündmust korraga ning oleks hea teada, millise tõenäosusega juhtub teatud hulk erinevaid sündmusi. Igal sündmusel on oma tõenäosus. Kuidas seda siis hinnata? Toome järgneva näite. Oletame, et mängija annab täpse söödu kaaslasele 80% tõenäosusega. Seega 20% on tõenäosus, et sööt on ebatäpne. Milline on tõenäosus, et sööt on täpne või ebatäpne?
õige, tõenäosus on muidugi 100% ehk 1. See tähendab, et kui mängija söödab, siis üks neist kahest variandist peab kindlasti juhtuma. Ühtlasi näeme, et kui tahame teada, millise tõenäosusega juhtub üks või teine sündmus, siis tuleb erinevate sündmuste tõenäosused kokku liita. Sõna või tähendab tõenäosusteoorias liitmistehet. Teine näide. Ütleme, et poolkaitse annab täpse söödu ründajale karistusalasse tõenäosusega 50%. Tõenäosus, et õnnestunud ja hea söödu saanud ründaja karistusalast värava lööb, on 80%. Millise tõenäosusega juhtuvad mõlemad sündmused? Õnnestub hea sööt ning ründaja lööb sellest söödust ka värava. Mida ütleb meile kõhutunne? Kas mõlema sündmuse toimumine on tõenäolisem kui kumbki eraldi või hoopis vähem tõenäoline? Tõepoolest, mitu järjestikust sündmust toimub väiksema tõenäosusega, kui on sündmuste tõenäosused eraldi võetuna. Selleks tuleb tõenäosusi korrutada. 0,5 korda 0,8 võrdub 0,4. Tõenäosus, et juhtuvad mõlemad, sööt läheb kohale ja lüüakse ka värav, on 0,4 või 40%. Seega sõna ja tähendab tõenäosusteoorias korrutamistehet. Andmete kogumine ja töötlemine annab meile võimaluse uurida nii enda kui ka teiste tegevust. Statistika abil saame hinnata erinevate sündmuste toimumiste tõenäosusi ning selle abil planeerida enda tegevust.